tere Üksvägi! Tere kaunist suurt reedet! Mul on hea meel siin teie ees olla. Linnud laulavad, nagu te kuulete taustal. Õues on väga valge ja väga soe. Konnad piksuvad. Konnad enam ei krooksu, konnad piksuvad. Ja suvi saabub. 19. aprill. Vabandust, 18. aprill. Homme on 19. aprill. Tere Keit Terasväli. Tere armsad. Ja täna ma tahtsin rääkida ühest asjast. Eneseabi versus mäletamine. Kes sa tegelikult oled? Aga tulge eetrisse, siis mõne hetke võtan, et te jõuaksite siia eetrisse. Heidi, tere! Öelge tere ka, kus kohast te vaatate. Kus kohast minuni jõuate hetkel. Olles täna külas Liia Kaabel. Üks imeline hing, keda ma tean juba väga ammusest ajast. Ja tervitan Liiat, kes on tõenäoliselt teel hetkel Elva suunas või Tartu suunas. Tere Liina, tere Hedi, tere kõik see vägi, kes vaatab. Meie gruppi on jõudnud hetkel 1000 ja rohkem inimest. See teeb mu südame rõõmsaks ja paneb näole naeratuse, sest ma tunnen nii ja ma julgen seda väljendada. Ma julgen väljendada seda tunnet, mida väga kaua inimesed ei ole julenud väljendada lihtsate asjade kohta. Lihtsate asjade osas märgata ja kõnetada neid lihtsaid asju, mis on tegelik väärtus. Ja see teema, mis ma just siia ette tõin teile, eneseabi versus valik mäletada ja kehastada. Eneseabi, vaadake, ma toon teile siia teadlikkusse selle veel korra. Me oleme aegade algusest püüdnud iseennast defineerida, iseennast määratleda, iseennast aru saada. Aga kõik see, kes tahab iseendast aru saada, tahab miskit, mida ta usub, et ta peab mõistma, kes tahab ennast määratleda, kes tahab ennast defineerida, on egomeel. Egomeel on see, kes ütleb, et mina siin, minu oma, minu asjad. See on see, kes jutustab mina. Ja ma olen veel kord rääkinud sellest asja, et seda räägib ka Eva Lepik, seda räägivad väga paljud inimesed, kes on jõudnud sellesse kohta, kes tegelikkusest teadvustavad, et ei ole sellist asja nagu mina. Et kui sa jõuad sellisesse teadvuse seisundisse, siis hakkad aru saama, et egomeel on ja puhas teadvus on ja sa kehastad seda puhast teadvust ja seal puhtas teadvuses on ka egomeel. Aga nii kaua, kuni sa näed iseennast ainult kui egomeel, kes ütleb, mina olen, mina tahan, mul on puudu, ma tahan seda niimoodi, ma tahan seda niimoodi, siis selle tulemusena siin maailmas me oleme loonud sellise asja nagu väeti olemine, jõuetu olemine ja oleme hinnanud selle halvaks ja pahaks, sest me ju ei tohi olla väetid ja jõuetud egomeele kaudu. Ja siis me oleme loonud sellise asja nagu abi ja abistamine, sest me määrame ära, et ei ole, see on halb olla väeti ja jõuetu, sest et sa pead olema tugev. Egomeel ütleb, sa pead kõigest läbi minema. Ja siis ütleb egomeel veel seda, et halb on see, kui sa oled väet ja jõuetu. See on väga halb, sest vaata, kuidas sa ennast siis tunned. See on väga halb. Ja sealt pealt sellest hinnangust, et see on halb, me oleme loonud abi ja eneseabi. Me justkui püüame seda südant aidata, kes tegelikult on nii retsilt tugev,
kes läbib tegelikkuses kõik energiat, mis me siin elus kogeme, aga meie ego otsustab, et see on halb, kui me tunneme mingisuguseid tundeid. Me tunneme, et me ei saa kontrollida, kui me tunneme, et me ei saa asju selliseks, nagu me tahame, et asjad peavad olema. Ja siis me loome sellise asja nagu eneseabi, mis on totaalne väljamõeldis. Ma olen täna hästi intensiivne, sest eneseabi vajab ainult see tegelane, kes usub, et tal on midagi viga. Mõistate? Kui sa jõuad selle kohani, et sul ei ole mitte midagi viga, üldse sellist asja eksisteeri siin universumis, et on viga. Vigu pole, et on väljamõeldised, ego, meele väljamõeldised, et luua reaalsus, kus me usume, et me peame jõudma kuhugi. Mida on halvasti, me peame jõudma siia, kus on hästi. Sest asja pole olemas, see on reaalsus, milles me oleme lõksus. See on ego meele reaalsus. Ja kui ma tean, et paljud ei taha seda kuulda, paljud tahavad seda mõista, paljud tahavad sellest aru saada, aga ma kõnetan praegu spetsiaalselt seda meie kõigi ego meelt, kes tahab nii kangesti kõike juhtida. Ehk siis sina, kuidas oma ego meelt kasutad. Ütlen kõigile tere, Ave, tšau Kaidi! Tšau Kaidi, ütleb Ave. Ütleb jälle tere Soomest, Piret tõenäoliselt Rakverest. Ma arvan, on ju. Nii, ja ego meel on see, kes tahab nagu aru saada, tahab nagu ma tahan seda, ma tahan toda, ma tahan seda. Ja iga kord, kui sul tekib see koht, siis väga tihti see mõte sinul tekitab sellist nagu raskuse tunnet, sest et see on selline varjutus justkui natuke. Eneseabi. See on väljamõeldis. Seal on selline agenda, kogu süsteem taga, kuidas me oleme loonud mingi asja, mida ei ole üldse tarvis. Meil on nii palju eneseabi raamatuid, meil on nii palju eneseabi süsteeme, meil on nii palju eneseabi. Ja see baseerub kõik sellele, et me oleme nõrgad, meil pole väge. See baseerub valele, et ma justkui veel ei ole kõik see, kes ma olen. Mis justkui veenab sind mõtlema, et sul on vaja tervendada midagi. Sul ei ole vaja mitte midagi tervendada. Sa juba oled terve. Sa juba oled terve. Sa oled alati olnud terve. Sa oled alati olnud. Sul ei ole vaja mitte midagi. Vaid lihtsalt alistada sellele, mis on ja teadvustada, et su süda on võimas. Ma kirjutasin täna hommikul mõned read. Jagan teiega. Me kardame hülgamist. Me kardame, et oleme liiga palju. Me kardame, et me ei ole piisavad. Vaata seda pealt. Me kardame kaotust, südamevalu ja tundmatut. Aga need kõik hirmud, mis on loodud ego meelest, kahvatuvad ühe asja ees. Hirm armastada täielikult. Hirm armastada täielikult kahvatuvad ühe asja ees. Sest elu on ettearvamatu, toores ja kaootiline. Aga see muutub pühaks sellel hetkel, kui me valime avaneda. See muutub pühaks sellel hetkel, kui me valime avaneda. Armastuse tagasihoidmine on reetmine meie olemasolu kõige sügavamale põhjusele. Ma loen selle lause uuesti. Armastuse tagasihoidmine on reetmine meie olemasolu kõige sügavamale põhjusele. Südame kaitsmine tähendab, et jääme magama
kuniks elu möödub. Lase oma hirmul end äratada. Lase sellel end avada. Sest ainus hirm, mida tasub kuulata, mitte karta, vaid kuulata, on see, mis ütleb, ära sure, kui su süda on veel suletud. Ära veel sure, kui su süda on veel suletud. Ma kirjutasin selle tekstiga siia sellesse gruppi. Kui me teeme südame lahti, siis me tunneme kõike. Ja me saame tunda kõike. Täiesti lõputut armastust. Ja see lause, armastuse tagasihoidmine, on reetmine meie olemasolu kõige sügavamale põhjusele. Enesereetmine tingimusteta armastuseks olemisele, tingimusteta armastuse olemise reetmisele. Meil on aeg nüüd olla. Kõik see tingimusteta armastus. Kehastada seda. Hirm armastada täielikult. Hirm armastada täielikkuses kogu seda, mis on. Milline sa oleks, kui sa oleksid tingimusteta armastus? Ja sul ei ole seal tingimusi. Ja laseksid ennast armastada. Kas sa lased ennast armastada? Kas sa lased nüüd ennast armastada? Ja ennast armastada laskmine toob kaasa kõik, kes sa oled. Toob esile kõik, kes sa oled. Kogu selle, kes sa oled. Oma heade ja veadega ja kes sa lubad olla endal. Kõik see, kes sa oled. Oma erivärvilisusega. Ja kas sa julged olla ka siis, juhul kui inimesed sellest ära jooksevad. Sest mõned jooksevad. Aga esile tulevad need, kes tunnevad ära selle eheda energia ja tulevad selle eheduse, ka unistus eesti keeles. Tulevad selle ilu peale kohale. Sest see sinu ilu, see ehedus, see on avanud ühenduse nende südametega, et nad hakkavad iseenda ehedust ja ilu nägema. Ja see, kuidas see avaldub, on see värvikus, nagu praegu siin väljas. Oma väes, oma tões. Hirm armastada kõiki oma osi, tingimusteta. Tundma õppida ja armastada kõiki iseendaks olemise osi, oma varje, oma ilusaid, koledaid, inetuid ja erilisi kohti või osi kõikides hetkedes, kui sa liigud. Kes sa oled tegelikult, kes sa oled vältinud olla ja kehastada.
tunneta seda ja selleks ei ole vaja eneseabi. See, kes sa oled olnud alati, oled olnud see ja sa oled kogu aeg olnud muutumises ja nüüd sa oled see. Ja siis sa muutud edasi ja siis sa oled see. Sul ei ole vaja selleks eneseabi, vaid julgeda olla täielikult see, kes sa oled. Selles hetkes ja selles hetkes ja selles hetkes. Ja nüüd kõik see, kes sa oled. Sul pole abi vaja. Sul pole vaja ennast aidata, sest et midagi pole aidata. Seda ütleb ego veel kord siis. Sa oled juba vägev, kui sa julged seda teadvustada. Sa oled alati olnud. Aga tea, et kõige suurem vägi ongi julgus olla avatud südamega. Armastada täielikkuses. Ennast, kõiki tundeid. Seda hetke, seda kohalolu. Ja nautida seda teekonda. Ja mäletades, et sa juba oled. Sinuga ei ole midagi valesti ja midagi pole vaja parandada. Ja sul ei ole tarvis abi. Küll aga sul saavad olla panuseks inimesed, et su vägi veel enam tõuseks. Et sa veel enam saaksid kasvada, nii nagu praegu loodus kasvab. Päike on panuseks ja niiskus on panuseks ja valgus on panuseks. Ja milline valgus saad sa iseenda jaoks olla? Milline päike sa saad olla ja kehastada ja kõneleda ja kehastada oma valikutes, oma mõtetes, oma suhtumistes, oma kehaga. Milline tingimused armastus iseenda jaoks ja maailma jaoks sa saad olla? See on mu kutse sulle täna. Esmaspäeval 21. on siis üks majas naiste õhtu, Lady Grace. Tulge kohale, pange ennast kirja. Ma olen põnevil, sest et seekord me teeme esmaspäeval. Sest teisipäeval lihtsalt ei saanud seda kuupäeva bookida, oli broneeritud. See on esmaspäeval Lady Grace naiste õhtu. Ja need viimased naiste õhtud on läinud nii võimsaks, et sa saad tunda seda tunnet olla. Sa saad mäletada seda tunnet. Ja lubada seda laadida oma kehasse ja rakkudesse ja oma hinge. Kes sa oled? Ja ma tean, et siin grupis on ka palju mehi, mis on väga tore. Kallid mehed. Ma tunnen seda. Ja tunnen seda tunnet. Kui suurt rolli mängib see, kui naine, see Lady Grace, see õnnis naine hakkab elama seda Lady Grace'i. Ma tahan lugeda ette uuesti selle Lady Grace'i teksti. Sest et see toob naised, mida rohkem meie astume sellesse kehastusse, see puudutab ka mehi, ühendust ja tingimusteta armastuse avamist, avanemisele oma südamega, julgus südamesse tulla. Mehed. Naised on need, kes saavad hoida seda südant, sest mehel on väga õrn hing. Naise ülesanne, naine saabki tõusta sellesse kohta, kus me saame hoida, kus meil on vägi hoida meie õrna südant. Sest selleks ongi tarvilik meil olla see õnnis naine, Lady Grace. Julgus elada armastusena, tingimusteta armastusena ja vastu võtta
vastu võtta seda ilu, seda tingimusteta armastust endana, siis selles väes on meil vägi ja võime hoida ja toetada mehe õrna südant ja hinge. Ja mehed julgedes lasta enda hinge ja südant hoida, astuvad väesse, kus nad saavad hoida naise õrna keha. See on see, mida me kõik siin üks vägigrupis loome. Kõrgemat tasakaalu harmooniat iseenda sees. Et luua ja olla loomine, olla loomises, kus ilmub uus maailm. Lahkuses ja täielikus harmoonias. Ma lähen nii suureks ja laiaks selle jutuga, ma tunnen, kuidas ma lihtsalt nagu paisun üle äärte, kui ma teiega siin praegu kõnelen. Ja ma näen ka seda, et paljud lahkuvad sellest vestlusest sellel hetkel. Ma väga loodan, et see pilt on vaadata. Egla ütleb, et video justkui seisab. Vaadake seda kohta. See on ka huvitav, sest viimasel ajal on hakanud see internet näitama katkestusi. Musi norskab kõrval, kuulete? See rahu on nii suur, see valgus on nii suur. See tõde on nii suur. Ja pärast vaatab video uuesti üle, praegu näitab küll, et ilusasti saadab sagedusi. Sa oled väekas, sa oled kohal, sa oled väga täis, sa tead, sul on kogu su elu, sul on kõik su hetked, sul on kõik võimalikkused, sul on teadlikkus, sa oled see, sa kehastad seda, sa oled valgus, armastus ja tõde, sest valgus, armastus ja tõde on. Sellega ma praegu lõpetan ja siis tulge siis naised esmaspäeval Üksmajasse Tallinnas. Lady Grace naiste õhtule. Aga kuuleme siis, kui on jälle õige aeg ja imelist päeva, suurt reedet. Oleme rahus ja hoiame teineteist. Kohtumiseni!